Igatahes täna on väga ilus päev, täna on nelipühipäev ja mina soovin kõigile väga ilusat, kaunist nelipühipäeva, see on rõõmupüha. See on midagi sellist, mida Jumal andis inimestele vahetult pärast seda, kui oli valitsenud hirm, oli valitsenud pettumus. Mis te arvate, mis see oli just vahetult enne seda? Jeesus löödi risti. Mõned olid aru saanud, et nad olid teinud suurt pattu. Mõned ootasid kohtumõistmist, mis nüüd saab. Mõned jüngrid olid ennast üldse ära peitnud, enne kui Jeesus ennast ilmutas ja näitas, et ta on üles tõusnud. Ja oli midagi öelnud siis oma jüngritele, et minge Jeruusalemma ja oodake seal, kuni ma valan välja, kuni isa annab teile oma tõotuse ja ehib teid väega kõrgest. Nii, palun teid tähele panna. Kas te arvate, et jüngritel oli täpne ettekujutus, mis asi see võiks olla, see isa tõotus? Ja miks Jeesus ütles neile, et minge Jeruusalemma? Kas nad läksid ükskõik millisel päeval Jeruusalemma? Kas nad läksid ükskõik juhuslikul? Nad läksid ühel päeval, mis oli kindel püha. Ja selle püha nimi oli? Ei, veel ei olnud Shavuot. See oli Shavuot. Ja nad olid harjunud pidama seda püha igal aastal. Siis, kui Jeesus veel elas maa peal, Jeesus pidas seda püha. See püha on pärit palju kaugemalt. Aga nad olid sellel päeval koos ja nad ei osanud arvatagi, nad ootasid lihtsalt isa tõotust, mis see küll võiks olla. Aga see oli midagi sellist, mis oli kaugelt üle selle, mida nad ette kujutasid. Kas sina oled valmis selleks, et Jumal annab sulle midagi kaugelt üle selle, mida sa oled oodanud, kui ta on sulle andnud oma tõotused, et ta valab su üle rõõmuga, väega, läbi murded taevast ja need võivad tulla sellised kaugelt enamad, kui sa oskad ette kujutada, sest kui Jumal tegi seda tookord, siis ta teeb seda nüüd ka. Ja tegelikult nelipühi Heebrea kalendri järgi, sest Heebrea kalendri järgi peetakse pühi vastavalt Iisraeli kuudele ja Siivani kuu on see kuu, milles me praegu oleme ja nelipühi püha vaim valati välja 6. Siivani kuu päeval ehk siis nüüd meie kalendri järele 21. mail ja see püha kestab 23. mail, eilseni kestis. Täna on 24. mai, aga seda peab kogu lääne kristlik maailm peab ühel kindlal, kas teisel või 3. pühapäeval, kuidas see neil on. Ühesõnaga, lääne kristlik maailm peab 24. Sest Jumal on nii halastaja ja armuline. Ta teadis seda, et pagan kristlased ei tea midagi juutide pühadest. Ja ta oli nii armuline, et ta lubas määrata meile kui pagan kristlastele oma kindlad päevad nii jõuludeks, kui ka nelipühiks, kui ka mis pühad meil siin veel on. Ja ta ei pahanda selle peale. Aga nüüd on jõudnud aeg, kus Jumal tahab, et tema kogudus, tema armas kogudus õpiks tundma neid juuri, kust iga püha pärit on ja mida ta tähendab. Sest kui me mõistame selle püha tähendust, siis me oskame ka oma palveid suunata, siis me mõistame selle tähendust ja me oskame usus vastu võtta need tõotused. Sest kui me seda ei tee, siis need pühad muutuvad meie jaoks lihtsalt traditsiooniks ja see ei muuda meie elus mitte midagi. Ja ma tahan täna rääkida teile nendest muutustest ja seostada selle, mis toimus Toora andmisel, seostada selle, mis toimus ülemises toas ja seostada seda sellega, mis toimub täna aastal 2026. Kas pole põnev? Jumal ei ole igav, tal on kogu aeg midagi uut ja nendel pühadel on alati tähendus ja need pühad ei ole kogu aeg üks ja see sama, kuigi sisu ja printsiip on sama, aga nad liiguvad kogu aeg spiraali mööda kõrgemale, krõks ja on uued manifestatsioonid, on uus vägi, uus varustus, uus dimensioon, uus level, uus tase. Kas sa tahad uut taset oma elus? Siis kuulame ja võtame selle vastu. Halleluuja! Nii et minu poolt
mina soovin teile kõigile, kes te siin olete, soovin Kristuse ihule Eestimaal, soovin meie rahvale, soovin meie valitsusele, soovin kõigile, kes kardavad ja austavad Jumalat, Jumala üleloomulikku varustust sulle, su perele, su tervisele, su finantsidele, su vaimule, su hingele. Võta see vastu, see on tõotus, see kuulub 4 pühivarustuse hulka. Võta see vastu, halleluuja. Halleluuja. Sest Jumala tahe on anda, ta on andja, ta andis oma püha vaimu ja ta tahab õnnistada sind. Nii et nendel pühadel on tähendus. Nüüd meie koguduses me õpime, me ei ole veel kõike selgeks saanud, aga meil on veel arenguruumi, õpime tundma kõikide kristlike pühade heebrealikke juuri, mida nad tähendavad. Ja alati on palvetes parem orienteeruda, kui me seda teame. Kõigepealt siis me räägime 4 pühast, me räägime Shavuotist ja ma nimetasin Siivani kuud, eks ole. Nagu ma juba ütlesin, 4 püha algas 21. mail ja kristlik maailm tähistab seda siis täna. Nüüd ärme unustame seda, et kristlus ehk siis meie kristlaste usk on lahutamatult seotud Iisraeliga, Iisraeli pühadega ja juudi rahvaga. See on lahutamatu. Olge väga ettevaatlikud selles, kui Iisraeli vastu on tõusnud kriitika, antisemitismi vaim seoses sellega, mis sündmused toimuvad Lähis-Idas. Olge sellega väga ettevaatlikud, sest Jumal on koostanud oma plaani, mis ei sõltu sellest, kas Iisrael on halb või hea. Sest kui me vaatame sõdade ja inimkonna patu peale, siis ei ole sellist rahvust ega sellist riiki, kes ei teeks pattu. Pole sellist riiki, kes ei vajaks Jumalat. Aga Jumal ei ole teinud lepingud Eestiga ega Ameerikaga. Ta on teinud lepingu Iisraeliga ja meie silmad peavad olema seal. Ja palume Jumalalt eristusvõimet ja arusaamist, miks midagi toimub ja kui me aru ei saa, siis me lähtume piiblist, vaatame, mida piibel kirjutab. Kristlus ei tekkinud judaismi vastandina, pangem tähele. Kristlus ei tekkinud judaismi vastanduna, vaid kust kristlus tuli? Kas keegi kuuleb mind? Kust kristlus tuli? Keegi ei tea. Kust kristlus lähtus? Judaismist. Saad aru? Judaism ei ole kristlus ei tekkinud judaismi vastandina, vaid lähtus selle seest. Miks ma sellel peatun? Sest meil on tähtis sellest teada. Me oleme üks, me ei ole lahutatud sellest. Ja esimesed usklikud olid juudid. Ma lähen kohe nende pühade juurde. 4 püha ja Shavuot ei alanud apostlite tegude 2. peatükis. Me teame apostlite tegude 2. peatükki, eks ole? Me teame, kuidas nad ootasid seal püha vaimu. Nad ei teadnud, mida nad ootasid Jumala tõotust. Ja siis äkki valati välja, midagi juhtus, tuul hakkas puhuma, leegid tulid, midagi kummalist, tohutu vägi, inimesed hakkasid rääkima tundmatuid keeli, nad käitusid, nagu nad oleksid purjus olnud. See oli enneolematu. Kas sa kujutad seda ette? Kui korra lagedus tekkis, mis see siis see veel on? Rahvas hakkas kogunema, vaatame, mis siin lahti on. Need inimesed on nüüd küll hommikul vara juba laksu all. See oli loomulik asi, mis väljast poolt tundus ja kuidas inimesed on harjunud asju hindama. Nüüd Peetrus äkki sai aru, aga see on ju kirjutatud piiblis. Peetrus tõusis ja ütles nii, ei, need inimesed ei ole purjus, vaid Jumal täidab teie kõikide silmade all oma sõna. Nii on kirjutatud piiblis, et ta valab välja oma vaimu kõige liha peale. Ja tema noored sulased hakkavad nägema nägemusi ja see oli tohutu vägi. Ja mida see vägi andis? Kujuta pilti, meie siin istume ja ootame ka. Me ootame ka tõotust, sest Jumal on selle aja jaoks aasta 2026 ja siit veel edasi määranud
suurema mahu, suurema dimensiooni oma tõotustest ja me ootame, mis see võiks olla. Me vajame suuremat annust püha vaimu, me vajame suuremat väge, elektrit, energiat, milleks me seda vajame. On üks uus ülesanne, üks suurem ülesanne, milleks me vajame püha vaimu jõudu, suuremat jõudu kui siis. Mida püha vaim siis andis kogudusele? Ta andis kogudusele võime kuulutada evangeeliumi. Nad ilma selleta, neil ei olnud arusaamistki paljudest asjadest. Ühesõnaga vaatame veel korraks. Nii et esimesed usklikud olid juudid, jätame selle meelde. Ja see kõik ei alanud mitte apostlite tegude teises peatükis, vaid see algas 3. Moosese 23. peatükis. Me teame, et Jumal sõlmis juudi rahvaga lepingu 50 päeva pärast nende Egiptusest lahkumist, usaldades neile Toora ja 10 käsku. See toimus Siinai mäel. Teate seda lugu, eks ole? 50 päeva paasapühast, 50 päeva. Ta leidis ühe rahva, kellele ta usaldas 10 käsku, mida me tänapäevani hindame. Ja Toora ja kõik väärtused ja kõik standardid, mida üks korralik ka lääne kristlik maailm tänapäeval kasutab, need olid õige elu alused. Nüüd sajandeid hiljem, samal päeval, Jumal valas püha vaimu ülemises toas välja. See oli täpselt samal päeval, sajandeid hiljem. Kas see tühistas vana lepingu? Kas see tühistas selle lepingu, mida Jumal tegi Moosese kaudu Siinai mäel? Kas see tühistas? Ei tühistanud, vaid see kinnitas, see süvendas seda lepingut, eks ole. Ja nüüd Shavuot tegelikult tähistab varajast lõikust. Kas kõikide silmad on siin või seal? Okei, aitäh teile. Sest ma ei taha seda sõna, mida ma olen südamega valmistanud, ma ei taha seda, et see kuskile kaoks ära, see on Jumala poolt antud, seda tuleb hinnata. Ja ma tean, mida ma siia olen panustanud ja seda on meile kõigile vaja. Nii et ma palun tähelepanu. Mitte minu pärast, vaid tema pärast, eks ole? See on meile kõigile vaja tulevasteks aegadeks. Varajane lõikus püha, see on see Shavuot. Mida see tähendab? Meie näiteks siin koguduses alates paasapühast kuni tänaseni me oleme korjanud annetusi, me oleme korjanud, mille nimi on oomer. Oomer on 50 päeva jooksul korjatud vihid või seemned, mida siis me lõikame 4 pühi päeval või toome ohvri. Piiblis on kirjutatud, et sellel päeval tooge siis uus ohver Jumalale. See on 4 pühi päeval. 50 päeva jooksul kogutud ja see ohver Jumalale. See on selle oomeri mõte. Ja meie alati selle oomeriga õnnistame siis kas mingit liikumist või inimest või kellele Jumal ütleb, et andke see ohver sellele või sellele inimesele. Tavaliselt see ohver kuulub millelegi sellele, mis on seotud Iisraeliga. Ja me oleme kogenud, kui suur õnnistus sellel on. See on 4 püha tähendus. See tähendab, siivani kuu on seotud andmisega. Jumal andis oma püha vaimu. Jumal andis oma poja. Ja kui sina oled midagi andnud ja ohverdanud sellel kuul, siis sellel on eriline õnnistus. Eriline õnnistus on sellel. See paljuneb eriliselt, rohkesti. Niisiis, kui nüüd Shavuot kuulutas varajase odra ja nisulõikus, siis apostlite teises peatükis välja valatud püha vaim tähistab hingede lõikust, saaki. Vaadake, kui palju inimesi päästetud sai sellel päeval. Nii et printsiip on sama, lõikuse püha. Halleluuja. Ja need võtmesõnad siis on sõna ja vaim. Vaim valati välja taevast, eks ole, ja need sõnad, mida Mooses sai Siinai mäel, kirjutati kivilauakestele, aga nüüd need samad sõnad 4 pühi päeval valati inimeste südame lauakestele. Need sõnad on nüüd meie sees. Käsk on meie sees, meie südame laudadel. Ja ma leian selle kirjakoha teile ka Vanas Testamendis, et Jumal ei ole Iisraeli rolli tühistanud kõiges selles.
ja sellepärast meil tuleb alati paluda rahu Jeruusalemmale, päästed juudi rahvale, leinavatele Iisraeli lastele lohutust, Iisraeli juhtidele tarkust ja Iisraeli vaenlastele õiglust ja õnnistust, sest Jeesus ütles, õnnistage oma vaenlasi, palvetage nende eest, siis te kogute tuliseid süsi nende pea peale. Nii et me palume püha vaimu värsket valamist meie põlvkonnale. Niisiis, see Siivani kuu on üks väga eriline kuu aastas juudi kalendris ja ta on seotud, iga kuu juudi kalendris on seotud kindla suguharuga. Jaakobil oli 12 poega, suguharusid on 12 ja igal suguharul on ühe tema poja nimi. Ja sellesse õpetusse ma ei süüvi praegu sügavalt, aga Siivani kuu on seotud Sebuloni suguharuga. Niisiis ka sellel on tähendus ja miks see on selline kuu, mis on seotud õnnistuste juurdevooluga, andmisega, rikkustega, see on sellepärast, et Jaakob õnnistas kõiki oma poegi enne surma ja Sebulon oli tema 6. poeg ja ta õnnistas teda ja tema nimi siis, Sebuloni nimi tähendab elada ülendatud viisil. Nii et Jumal tahab sind ülendada, võtta see vastu. Ja Jaakob profeteeris, et Sebulon saab elama mererannal, laevade rannikus, ta tegeles äriga, kaubandusega ühesõnaga. Ja nad pidid siis tooma selle merekülluse ja varjatud aarded esile. Et tegelikult on uuritud, et Sebuloni suguharu oli see, kes varustas kõige materiaalse ja finantsilise ja kõikide rikkustega kõike ülejäänud 11 Iisraeli suguharu. Et siin on üks põhimõte, et see tähendab ka seda, et ka Kristuse ihus on mõned ärimehed või kaubandusega tegelevad inimesed, keda Jumal on kutsunud varustama finantsidega kogudust. See on Jumala printsiip. Ja kui meie palved sellel kuul, kui te palvetate kodus, siis palvetame nende ärimeeste pärast, nende õigete inimeste pärast, kellele on oskus antud äri teha, äri ajada, kellel on võimekus purustada ülekohtused struktuurid kaubanduses ja äris ja ajada äri õigel viisil. Palume nende inimeste pärast, sest Jumal tahab esile tuua need inimesed, et varustada Kristuse ihu, sest Kristuse ihu ei pea olema vaene kirik ja kirikurotid meie ei oleks, ole, vaid Jumal tahab näidata, kuidas tema majandus töötab ja tema rahvas saab tõusma uues jõukuses ja väes, sest iga inimene asub omale kohale. Me ei pea olema kerjajad ja nii edasi, vaid tuleb üks uus süsteem ja me usume sellesse, eks ole. See on vastavalt Jumala printsiibile. Üks näide oli ka selles, et kui Taavetit krooniti kuningaks, siis just Sebuloni suguharust tuli 50 000 meest varustama teda kõige küllusega, et teda vääriliselt kroonida kuningaks. See oli just Sebuloni suguharu. Ja ütleme, meil on olemas inimesed, Jeesuse nimel me hüüame praegu, et tulgu esile need inimesed, kes on kutsutud tooma läbi äri oma varustuse kogudusse ja õnnistama seda oma varustusega. Ja neil on oma kindel koht, kas me oleme nõus? Amen. Ja nüüd me teame seda, et tegelikult Shavuot, see, mis Jumal andis Moosesele ja ka see, mida Püha Vaim andis, see sisaldas kõiki neid väärtusi ja kõiki neid olulisi aluseid, millele on kogudus rajatud. Need on kõik need väärtused, eks. Ja seda nüüd ütleb Jesaja või Jeremia 31 peatükk 32 ja 33. Vaata päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sellel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Ja vaatamata sellele, et nad murdsid lepingu, vaata, mis Jumal tõotab. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan neile selle südameisse, siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siin on sees nüüd Iisrael ja ka kogudus ja see ennustab nüüd Püha Vaimu välja valamist
mis siis tulemas oli, et see kirjutatakse meie südamesse, nii et meie sees on püha vaim, kas me ei ole õnnelikud ja tänulikud, et meie, kes me ei tea midagi juutide pühadeks, on antud püha vaim, kes aitab meil aru saada Jumala asjadest ja kellele tänu me oleme liidetud selle sama lepingu külge, mille Jumal tegi valitud rahvaga. Nüüd ma hakkan lõpetama, aga lõpetuseks ma tahaksin rääkida reaalset olukorda, mis maailmas praegu sünnib ja juhatada meid kõike rahu sisse, juhatada meid kõike palvetama õigeid palveid. Me kõik näeme seda kahjuks, et juudi vihkamine on tõusnud ja tavaliselt on niimoodi, et seal ühiskonnas, kus need õiged väärtused ja Jumal on hüljatud, seal ka tõuseb juudi vihkamine. Kui ühiskonnad hülgavad piibellikud alused, saab juudist taas patu oinas kõikide ühiskonna probleemide eest, kui te seda tähele panete. Nii on, eks ole? Nii et meil on vaja Jumalat, meil on vaja ärkamist. Meil on vaja taastada kõik need väärtused, mida kurat on ära varastanud ja võib-olla mida kogudus me oleme lasknud ära varastada. Juba sellega, et paljud kogudused on tolereerinud pattu ja lubanud oma kogudusse patud. Me oleme selle koha peal praegu, kus peavad suured muutused toimuma. Sellepärast on juutide ja kristlaste suhete tugevdamine ülioluline. Vaatamata sellele, kas see juut usub Jumalat või mitte, eks ole. Nüüd iga kirik, kas meil kõik kirikud õpetavad, aga iga kirik, mis õpetab kristliku usu juuri, juudi juuri, aitab järgmist põlvkonda antisemitismi vastu immuniseerida. Nii et meie peame õpetama seda oma lastele. Just kust on tulnud need pühad, sellel on juudi juured. Nii et see kuu, et see on see olukord praegu, milles me oleme ja see on, milleks Jumal meid ette valmistab, et me võitleksime head võitlust, palvetaksime õigeid palveid. Mõned kirikud väidavad, et Iisrael on asendatud, et nagu nüüd kogudus on nagu see vaimne Iisrael ja Iisrael on kaotanud oma rolli ja kõrvale pandud, mis ei ole loomulikult tõsi, seda me teame. Nüüd paljud räägivad seda, et juudid tuleb hävitada, juudi riik tuleb hävitada. Aga kui me mõtleme Shavuoti peale, siis see püha tuletab meile alati meelde seda, et Jumala leping ei ole ühekordne ja tema sõna ei muutu. Kui me muud ei oska arvata või mõelda, siis mõtleme seda, et Jumal on andnud lepingu ja see ei muutu. Ja kuna paljudel kristlastel lihtsalt on ka teadmiste puudus, siis meie kohus on viia kurssi inimesed sellega ja me tahame kõik selleks teha, et informeerida sellest, mis on tõde ja Jumala vaate kohta. Nüüd pärast Hamasi 7. oktoobri 23. aasta veresauna on Iisrael pikaajalises sõjaseisukorras, et kaitsta end terroriorganisatsioonide eest, mis püüavad seda riiki hävitada. Me teame perekondi, kes siiamaani leinavad mõrvatud või raskelt vigastatud lähedasi. Me teame, et endised pantvangid kannavad sügavat traumat ja sõdurid on lahingus kurnatud, sellest ei räägita palju. Põhjapoolsed kogukonnad kannatavad siiamaani Hezbollah rünnakute all ja sõda Iraaniga ähvardab taas avalikult alata, häirides elu ja sundides terve Iisraeli riigi elama turvaruumides, mis pakuvad siis nende surmavate ballistiliste rakettidest vähekene kaitset. Samas Iisrael teeb äärmisi pingutusi, et vähendada neid tsiviilohvreid kaitstes, et vaenlaste eest, kes tahtlikult tsiviilelanikega asustatud piirkondadesse paigutavad oma relvastust ja sisenevad sinna. Ja ometi süüdi on siin ainult Iisrael, siin süüdistatakse ainult Iisraeli, et tema on genotsiiditeg, tema on agressor, eks ju. Ja no mis agressor ta on, et kui sa vaatad neid Lähis-Ida maid, siis Iisraelil on üks pisikene maajupikene 1%, 99% on siis Araabia maadest. Kas sa nimetad teda agressoriks või pisikene jupikene maad, et vallutab maid juurde või see on naeruväärne, see on naljakas. Ja ta ikka eksisteerib, sest Jumal on selle rahvaga, Jumal on selle maaga. Iisrael peab säilima, Jumala tõotus on selline. Meil peab tagasi tulema Messia kuhugi, Jeruusalemma, ta peab tulema tagasi. Ja
antisemitism muidugi on plahvatuslikult kasvanud ka siin Eestis ja me teame seda, et juudi üliõpilasi ahistatakse ülikooli linnakutes välismaal ja mitmed sünagoogid vajavad ranget turvalisust kogu aeg. Me teame selliseid pogromme ja rünnakuid, mis juutide vastu üle kogu maailma tehakse praegu. Ja sotsiaalmeedia platvormid on ka üle ujutatud juutide vihkamisest. Nii et isegi kui me toetame Iisraeli, siis meid hakatakse taga kiusama selle eest. Me ei tohi seda karta. Me ei tohi seda karta. Nii kaua, kui sa oled Jumala poole peal. Jumal teeb imesid sinuga, aga hoopiski tegeleb nendega, kes tulevad Iisraeli vastu. Nii et me peame hoopis palvetama armu nende eest, nutma nende pärast, kes niimoodi Iisraeli vastu tulevad. Niisiis me peame teadma seda, et roomlastele 9. peatükis öeldakse, et neile kuuluvad lepingud, prohvetid, tõotused. Ja roomlastele 11. peatükis öeldakse, kas Jumal on oma rahva hüljanud, mitte sugugi, ütleb Paulus. Ja see on tingimusteta, siin ei ole nii, et siin isegi meie paljud kuulsad kirikuõpetajad ütlevad, et Iisraeli õnnistamine on tingimuslik. Ei ole see tingimuslik, see on tingimusteta. Ja tuletame siis nüüd meelde, et ma veel lihtsalt lõpetuseks veel toon näite Rutist. Kes on Ruti raamatud lugenud, eks ole? Rutt oli pagan naine ja kui tema abikaasa suri, siis Rutt otsustas jääda truuks oma ämmale ja see oli selline akt, ta ütles nii ämmale Naomile, et sinna kuhu lähed sina, sinna lähen mina. Sinu rahvas on minu rahvas. Ja see on suhtumine, mida meie kogudusena peaksime osutama Iisraeli vastu. Sinu Jumal on minu Jumal ja sinu rahvas on minu rahvas. Ja Rutt on sellest väga hea näide. Ja me peame paluma selle eest, et igasugune teoloogiline ülbus, mida mõned suured institutsiaalsed kogudused arvavad, et nemad on õiged, neid on Jumal valinud Iisraeli asemel, see on teoloogiline ülbus ja see tuleb hüljata. Ja meil tuleb keelduda igast antisemitismist kõikides selle vormides. Me peame alati paluma rahu Jeruusalemma pärast ja nagu ma ennem juba ka kordasin, juudi rahva päästmise pärast. Ja las püha vaim saab välja valatud värskelt meie kõikide üle, meile, meie põlvkonnale. Me vajame seda nii hädasti. Ja sellepärast toon ma lõpetuseks ka selle ühe võimsa liikumise, mida nimetatakse Jeruusalemma palvus hommikusöögiks. See liikumine on juba peaaegu üle kogu planeedi kõikidel kontinentidel käinud, et liita juute, et lepitada juute ja kristlasi, sest see ühendus võimaldab Jumalal tema lõpuaegade plaani täita. Ja meil on suur privileeg olla osa sellest. Mul on väga hea meel, et Elisa treeningkeskus on osa sellest liikumisest. Teie helde annetamine on väga palju aidanud Jumalal teostada seda, mida tema tahab teostada. Ja õnnistage alati Jeruusalemma, paluge rahu Jeruusalemmale ja palume juutide pärast, et Jumal saaks eemaldada katte nende silmade pealt, et nad tunneksid ära oma messia, aga ennem, mina usun ka seda, nii nagu Jumal tegi 4 pühapäeval, et ta ei mõistnud kohut selle eest kohe, et Jeesus risti löödi, vaid ta andis ärkamise. Mina usun, et Jumal annab Iisraeli ärkamise ennem, et ta valab oma püha vaimu sinna välja, enne kui nad tunnevad ära oma messia. Kas te usute seda? Mina usun seda ja selle eest meil tuleb palvetada. Amen.